senderdus. Ja Piiraja pääseb löögi ja lõpuvilega saab jalgpallis otsa higivalamine ja algab 3. poolaeg. Saate toob teieni Coolbet, Eesti jalgpalli suurtoetaja. Tervitused 3. poole kuulajad, natukene taas vett merre voolanud, võib niimoodi öelda, ja taas käes aeg rääkida jalgpalli juttu. Seekordne saade päris mitmes mõttes teistmoodi. Ma veel meie tänasele külalisele ei ole seda öelnud, aga 3. poole ja saadete järjekorras on see saade numbriga 300. Kas, ma ei tea, kui erilist tunnet see tekitab, tere tulemast Paide linnameeskonna turundus- ja kommunikatsioonijuht Karl-Toomas Kallasmaa. Tere, aitäh kutsumast, rõõm olla siin. Eks suured juubelid on alati toredad ja läinud aastal oli meil neid privileeg tähistada ka, näiteks Andrei Frolovi suur 500 matš Premium liigas, siis seal oli veel 518 matš Premium liigas, ehk et Paidele meeldib pidu pidada ja mina olen siis turundusjuhina nende pidude eest sageli ka vastutav. Nii et paneme aga siis selle 300 puhul kõvasti pidu siin praegu. Kas hetkel võin ma sellest nii-öelda sinu esimestest lausetest välja lugeda selle, et üks pidu võiks ees oodata ka aasta lõpus, näiteks tiitlipidu või kuidas Paides praegu sellega sihid on? Läheme samm-sammult. Fakt on see, et Ivan Stoikovitši liitumisega Paide linnameeskonna näitel võeti vastu otsus, et järgneva 3 aasta vältel tema liitumisest alates siis meistriks tuleme. Täna on Ivani 2. aasta käimas, oleme liiga positsiooni mõttes teisel kohal ja selle mõttes endale ise mulda peale ei kraabi, et anname endast parima. Loomulikult me näitasime läinud nädala näitel, kuidas kolmapäevasel päeval on võimalik võita siis liiga liidrit ja siis nädala lõpus jällegi kaotada tabeli viimasele, et selles mõttes selle osas me oleme õitekõvad mehed. Kui nüüd vaadata natukene seda, millest me täna rääkima hakkame, ilmselt juba tähelepanelik kuulaja sai aru, et täna ei tule juttu mitte eelkõige sportlikest ponnistustest ja väljakul tehtud tegudest, vaid eelkõige sellest, mis toimub platsi kõrval, kuidas teha jalgpalli ägedaks. Sina oled nüüd jalgpalli juures olnud tegelikult pikka aega Paide juures, natukene aega niimoodi, on õige öelda poole kohaga, natukene väiksema koormusega ja siis alates eelmise aasta veebruarist siis nii-öelda täiskohaga turundus- ja kommunikatsioonijuht on mul õigus. Jah, sul on õigus, et tegelikult 2021 aasta oli see moment, kui ma Paide linnameeskonnaga seotuks sain. See kõik, nii nagu mulle meeldib alati kõigile rääkida, algas Ragnar Klavani tagasitulekuga Eesti jalgpalli, ehk et Kaljari Kaltsiost otseseeria aast Eesti Premium liigasse ja Paide linnameeskonda mees tuli. Mina olin parasjagu, ma mäletan, ära olid juba vahepeal toimunud need nii-öelda Ragnari logistilised liikumised, ehk et ta tuli oma Mini Cooperi oma pere ja lastega Itaaliast Eestisse. Tehti ära pressikonverentsid ja anti teada, et selline mees on meie uus keskkaitse tugitala. Ja siis oli üks selline Noblessneris toimunud sume muusikafestival. Ja mina, kes ma toona töötasin Transferwise'is, olin lõpetanud oma bakalaureuse turunduskraadi TTÜs, sain mingil arusaamatul põhjusel siis, tänan selle privileegi eest tagantjärgi muidugi klubi presidenti Veikot ja Jaanust tegevjuhina, et anti mulle teada, et mina olen see mees, kes peab Ragnar Klavani esimese trenni purki püüdma. See tähendas siis seda, et sotsiaalmeedia põhist ja võib-olla niisugust YouTube'i vlogilaadset toodet luua sellest esimesest trennist. Ja tänase päevani on see konkreetne üles laetud video Paide linnameeskonna kõige enim vaadatum video. See on pealkirjaga Raku esimene PLM trenn. Loomulikult seal ma ei saa endale panna liiga palju tiitleid külge ja medaleid kaela selle eest, et see on suursugune film ja minu nii-öelda montaaži ja filmioskuse pealt saadud vaatajaskond sinna külge. Et see 8000 vaatajat on ilmselt tulnud puhtalt Ragnar Klavani isiku ja enda nime pealt. Aga niimoodi see sidusus klubiga algas toona, kui nüüd niimoodi meenutada, jah, et sinna järgnes kohe siis Eurosuvi. Meie vastane toona oli Slask Wroclaw, nad tulid esmalt Pärnusse, selle mängu me kaotasime mälu järgi äkki 1-2 koduväljakul ehk Pärnus ja läksime võõrsile ja sealt saime äkki kas 0-3. Aga et kogu seda protsessi, seda teist ajaloolist Eurosuve Paide näitel ma juba jäädvustasin ja olin kõrval ja tegin storiesid ja postitusi
ja lõin siis seda fooni, et tegu on viimaks ometi täisprofessionaalse klubiga, kus on ülinimekad mängijad nii Eesti kui ka toona siis Ragnari abil maailmanäitel. Et selle osas oli privileeg selles mõttes klubi tegemistega seotuks saada. Kui nüüd hüpata tagasi sellesse sumefestivali aega ja sellesse, et Veiko ja Jaanus sind nii-öelda pardale võtsid, kuidas see käis, teadsid sa neid enne või see praegu see jättis sellise mulje, nagu see oleks käinud hästi juhuslikult, et festivalil oli keegi Karl ja siis Veiko mõtles, et võt see on õige mees ja tuleb filmi Ragnar Klavanit? Mis seal salata, eks natukene tuleb teha paar sammu tagasi eraelusse ka, et minu elukaaslase, toonase elukaaslase kasuisa siis Veiko on ja niimoodi see nii-öelda loogika siis minu Paide seosega ka pihta algas. Kui sa eelmisel aastal asusid täiskohaga Paides tööle, tavaliselt me oleme harjunud ikkagi jalgpallis nägema eelkõige seda, kuidas inimesed võib-olla, kes seal on jalgpallile nii-öelda lähedased, nii-öelda alustavad jalgpallist, aja möödudes lähevad minema ja siis vahel tulevad tagasi, aga sinul oli see just niimoodi, et sa olid töötanud Transferwise'is, siis läksid, kui ma nüüd ei eksi, järgmisesse kohta ja siis jõudsid Paidesse. Kuidas, mis oli see, mis pani sind nii-öelda seda Paide pakkumist vastu võtma? See oli, ma arvan, et selles mõttes ma pean tegema mõned sammud ikkagi oma lapsepõlve ka. Et aasta numbriga näiteks ütleme 2001-2002 stiilis sinna kanti, oli juba jalgpall minu sees, elasin toona perega Mustamäel Linnu tänaval ja seal toimetas jalgpalliklubi nimega FC Kotkad või Kotkas või miskit sellist. Peatreener oli Enn Läänme ja sinna jalgpallitrenni ma ennast mingi valemiga surusin. Mu isa omab magistrikraadi kehakultuuris ehk et ilmselgelt olen ma sportlikus keskkonnas üles kasvanud ja seal muud varianti ei olnudki, kui et ühe või teise pallimänguga või siis suusatamise või jooksu või teab mille muuga tegeleda. Välja valitud spordiala toona siis oli jalgpall, läksin trenni, mäletan kergelt hilinesin oma ESEA Sportlandist ostetud Umbro putsadega. Paari pandi mind Saron Läänmäega, kes Ennu tütrena võttis selle sama treeninggrupi treenidest osa. Tõele auandes siis tõenäoliselt oli andekam kui kogu see plejaad kutte, kes seal trennis käis, et see mälestus mul, ma ei tea, kas ma olen seda hiljem nagu kuidagi fantaseerinud niimoodi või juurde mõelnud, aga et just kui siuke Lionel Messilik liikuja see Saron seal poiste vahel nagu oli. Käisin trennis, mingil arusaamatul põhjusel panin ennast ise väravapostide vahel seisma. Teadnuks seda, et must saab peaaegu 2-meetrine mees, siis võib-olla oleks Eesti jalgpallikoondises täna niisugune Karlide kolmik. Karl-Andre Valner, Karl Jakobein ja Karl-Toomas Kallasmaa, aga selles mõttes see on nüüd miski, mille... See oleks liiga ilus ka, see oleks nüüd liiga ilus lugu. See oleks liiga ilus ja ilmselt selle repliigi eest ma saan homme tööle minnes Gert Kamsilt puid, sellepärast et siukeseid kaotsi läinud olümpialootuseid on ta näinud ikka ja jälle ja siis, kui ma hakkan vatrama sellest, et kuidas ma oleks võinud ka ikka omal ajal olla ja kõva jalgpallur, siis sealt saab kaigast ja vitsa ja kõike muud. Aga küsimuse juurde tagasi tulles, siis see on tegelikult see nagu see baas ja see nii-öelda minu isiklik ajalugu ja tugev sidusus jalgpalliga, mis on mind kandnud terve elu vältel, ka Saku kolides perega ja Kotka jalgpallitrennis siis lahkudes. Sakus ei olnud jalgpallitrenni minu ealistele pakkuda, ajasime siis klassivendade ja teiste initsiatiivikate tüüpidega nimekirja kokku ja saime Saku Sportingus avada oma 97 ja see oli niisugune segu 7, seal oli küll 95, 96, 97 ja kõike koos. Aga vähemalt 20 nime oli koos ja me saime reaalselt jalgpalli mängima hakata. Et tegelikult loomulikult algse mõttega oleks võinud minust endast saada jalgpallur, aga lihtsalt kui oled selline torbik nagu olin mina, ehk et ei suuda ründajana palli 5 meetri pealt võrku lüüa või siis mis iganes muul positsioonil piisavalt otsustuskindlalt tegeleda, siis tuleb võtta seda valdkonda niimoodi, et kus veel võiks minu mingisugusest jalgpallifanatlusest kasu olla. Ja ma arvan, et erialane valik peale gümnaasiumit, turundusalane õpe, jällegi, kui ma millegi osas olen olnud ülikirglik elupäevade algusest kuni tänaseni välja, siis see on jalgpall. Ehk et see oli selles mõttes nagu
loodud teekond või niisugune saatuslik moment, kui see 2021 moment või see nii-öelda pakkumine tuli esmalt, et tule tee see Raku asi ära, tule tee see Raku esimese trenni nagu nii-öelda videoklipp, eks. Ja läinud aastal, kui Marek Tiits minu eelkäijana ise tegelikult sammu edasi tegi teise ettevõttesse, siis soovitas tema mind siis justkui turundusjuhi rolli. Tegevjuht Pruuli sai aru sellest, et ma olen juba 21 aastat alates olnud klubiga seotud ja tunnen juba klubi kogu püramiidi nii palju hästi, et ma võiksin olla see, kes seda vankrit just reklaamialaselt veab. Ja siis see tegelikult oli selline liiga palju mõtlemist ei olnud tarvis rakendada, mul oli toonane tööandja reklaamiagentuur Taevas samamoodi väga mõistev, saadi aru, et jalgpall on see, mis mu sees pulbitseb rohkem kui mis tahes muu, ja läksime sõpradena laiali ja mäletan üksteist hea sõnaga, aga nüüd ma olen siin, kus ma päriselt kuulun ja olema pean. Kui ma eelmisel aastal hooaja alguses vaatasin, et Paidel hakkasid YouTube'i kanalile tekkima sellised mängupäeva nii-öelda videoblogi kokkuvõtted siis mängupäevadest, siis ma mõtlesin, et no sellist asja on ikka jälle tehtud ja see on täpselt selline, et alguses hakatakse suure hurraaga pihta, ma rääkisin sellest ka sulle enne, kui sa siia jõudsid, aga Paidel kanalile ilmuvad need videod endiselt, mis on, kas sealt on ka nii-öelda, on see sinu see katkematu jalgpallikirg, mis sealt ka nii-öelda välja peegeldub? Jah, täpselt, see ongi, et jällegi võttes näiteid lapsepõlvest, siis ma võisin hilistel õhtutundidel ja öötundidel ja varastel hommikutundidel avada YouTube'ist mis tahes Premier League'i või Serie A või liiga BBVA ehk et siis toonase siis Hispaania kõrgliiga klubi kanali ja vaadata tundide viisi seda, mida profisportlased jalgpallimurul teevad. Et nüüd on loomulikult teinud YouTube ja kõikide nende tippklubide YouTube'i kanalid väga suured sammud ka ülesse, näidataksegi treeningute sisse, näidatakse taastumispäevi, näidatakse kogukondlike ürituste osavõtmist, mängupäevade highlight'e loomulikult ka, aga see on täpselt see, et mina olen ennast oma võrdlemisi lühikese elu jooksul ikkagi jalgpalliga suutnud nii kõige paremas mõttes üle küllastada, et siin ei ole muud varianti, et see tuleb lihtsalt mingist otsast välja lasta ja ma näen, et see Paide on ideaalne projekt, ideaalne kanal selleks, et oma piiramatut jalgpalli huvi ja kirge ka teistega jagada. Loomulikult ma ei tee seda läbi iseenda isiku ja ainult individuaalselt. Igasuguse säärase eduloo taga, kui seda võib nii nimetada, on loomulikult tiim, mida ma nägin eelkäija Marek Tiitsi pealt oli see, et päris kõike ei pea suutma üksi teha. Marek on loomulikult üliandekas mees, kes suudab olla justkui kõnekeeles nagu printerskänner koopiamasin, et ta filmib ja kujundab ja pildistab ja teeb kõike absoluutselt. Aga minu nii-öelda oskuste pagasis kõike seda arsenali ei olnud võtta ja sain aru, et ma pean nii-öelda turundusjuhi rolli vastu võttes läinud aasta veebruarikuus kärmelt komplekteerima kokku tiimi, kus on justkui video ja fotograaf, 2 ühes siis, ja kus on siis kujundusalane abi, ehk et disainer või kunstiline juht või kuidas seda iganes nimetada. Ja kõik see build-up või see nii-öelda minu arusaam sellest kõigest, kuidas see kõik toimida võiks protsessina, tulenes siis juba eelnevast töökohast ehk et Taevast, kus ma nägin, kuidas üks reklaami tegemine ideest kuni lõppteostuseni välja käib ja kuidas ühe projektiga võib olla seotud suuresti copywriter, keelekorrektor, disainer, kunstiline juht, strateeg, kuni siis projektijuhini loomulikult välja, kes kogu seda asja haldab. Et täna olen ma nii tiimale kui ka mõndadele oma sõpradele ka öelnud ja väljendanud, et see on meil nagu niisugune väikene jalgpalliga seonduv agentuur, kus me teeme tihedat tööd igapäevaselt oma sponsoritega, oma klubiperega, mis puudutab siis kõik võimalikke jalgpallipüramiidi kihte, noori, naisi, akadeemiat. Et see on nagu see, kus see abi tuleb ja loomulikult Dumitruga, kes on siis me jõuame ilmselt tiima juurde veel
natukene võib-olla sinu mingisuguse tulevase küsimusega juba lähemalt ka, aga Tiimaga me seda kirge jagame, me oleme mõlemad jalgpalli täielikud fanaatikud ja meil on suur rõõm ja privileeg selle näol, et saame YouTube'i üles laadida miskit, mis Eesti jalgpalli fännile korda läheb. See Tiima enda tiimi leidmine, käis see siis nii-öelda sinu kaudu, sest et hetkel on küll niimoodi, et igal mängul, kus kas Paides käia või siis Paide võõrsil mängudel käia, alati on seal platsis 2 meest, alati kõrvuti ja alati nad millestki räägivad, sina ja Tiima, siis kuidas tema sinna niimoodi sattus ja kuidas te sellised tandemi vormisite? See on minu enda jaoks vähemalt, see on ilus lugu. Ja kuna ma olen selline saatust ja saatuse käike usaldav inimene, siis ma näen, et see kõik on loksunud paika täpselt niimoodi, nagu on pidanud ta paika loksuma. Ma kindlasti soovitan üles otsida, Soccernet kirjutas, Laura Jaanson kirjutas Dumitrust pikema loo, see oli vahetult enne seda, kui Eesti läks siis võõrsil Moldovaga vastamisi ja mul oli hea meel selle üle, et see konkreetne lugu püsis seal Soccerneti esikaanel põhimõtteliselt kuni avavileni välja, ehk et ma kujutan ette, et selle päeva Soccerneti külastatavus oli päris kõrge ja Tiima lugu sai paljudele tuttavaks tehtud. Täpne pealkiri jääb mul praegu tsiteerimata, Marti oskab võib-olla aidata sellega välja, aga see lugu väärib lugemist, sellepärast et seal on põhimõtteliselt Moldova mees on ju, noore poisina ema kolis tal Itaaliasse, asus seal tööd tegema, sellepärast et elutingimused Moldovas ei olnud sellised, mida ta võib-olla tahtnuks oma perele ja pojale pakkuda. Isa tuge liiga palju seal kõrval ei olnud. Pean vaherepliigina ütlema, et ise lugesin seda uudist niimoodi, et pisarate tõttu läks tuba niiskeks. Et see oli minule väga niisugune südantsoojendav lugu, aga et Tiima teekond jõudis siis ühel hetkel, kui ta emale järgi kolis, olles paar aastat täielikus audvaikuses, teadmata, kus ta ema on, mis ta ema teeb selleks, et leib lauale tuua ja nii edasi. Siis jõudis ka Tiima ise Itaaliasse, õppis seal, elas seal 15 aastat, sai kodakondseks ja ühel hetkel sai aru, et Itaalia elu teda enam ei kanna, ei toeta tema eesmärke ja kõrgeid sihte, liikus edasi Londonisse ja Londonis olles jäi talle silma üks tööpakkumine, millele ta saatis siis oma CV-d ja kõik motivatsioonikirjad teele. See tööpakkuja oli siis Transferwise, nüüd see nimega Wise ja toonane töövestlus pidanuks olema tegelikult veebiülene. Aga Tiima, nagu ta on selline enne kohati kõige paremas mõttes teeb ja siis mõtleb, lendas Londonist aga Eestisse kohale, sõitis siis 7. korrusele liftiga, nagu see Veerini kontor seal omab, ja küsis retseptsioonist, et kas Dumitru Grubi koosolek või nii-öelda see tööintervjuu on valmis, kas ma võin kuskile nii-öelda ruumi siseneda. Siis tuli muidugi välja see, et tegelikult pidanuks tegu olema videosilla üles intervjuuga. Tiima aga näitas meeletut töötahet üles, lennates siis Tallinnasse kohale ja kandideerides siis Wise'i, kuhu ta vastu võeti ja kus paralleelselt temaga töötasin tegelikult mina ise ka. Ehk et väga pikk sissejuhatus selleks, et nüüd jõuda asja tuumani. Aga töötasime üheskoos Tiimaga siis Wise'i verification tiimis. Tegime siis kindlaks, et kõiksugused finantskuriteod jääks tegemata Eestimaa pinnal või Wise'i üleselt. Ja millest need mehed ikka räägivad või kuidas need mehed ikka muud moodi sõbraks kohvitassi taga saavad, kui et ühte või teist kanalit pidi jõutakse jutuni, et kas jalgpalli vaatad. Ja Tiimaga vesteldes tuli välja see, et vaatan jalgpalli mina, vaatab jalgpalli tema ja tegelikult avasta enda kohta õige peaga seda, et ta Itaalias elades ja resideerudes toimetas sealse klubiga nimega Spal, ehk et kus on Christopher Piht käinud ja mõned Eesti noored veel. Georgi Dunjov oli pikalt. Jah. Et tegelikult näinud siis seda nagu kaamera mälukaardile talletatud piltide kogust, kus seal oli Raja Naingolani ja seal oli mis tahes ägedaid nimesi, kes Serie A's toona mängisid.
siis minu jaoks see nagu käis mingisugune teatav klikk ära, sest et juba see nii-öelda sidusus Paidega ju mul eksisteeris, ma sain aru, et okei, ühel hetkel, kunagi tulevikus, ehk juhtub olukord, et mul peaks olema võimalus Dima kuidagi liita meie Paide protsesside külge või selleks, et parendada ja viia nagu turundusliku leveli mõttes Paide samm edasi. Ja vedas, et me vestlesime, vedas, et need mehed ka ikkagi aeg-ajalt oma hingeelu ja sinna sügavamatele kihtidele üksteist ligi lasevad, sellepärast et kui ma seda ei oleks teadnud, siis ei oleks osanud siin 24 aasta veebruaris Dimale kõnet teha teemal, et tšau Dima, pole siin ütleme aasta 1,5-2 näinud, kuulnud üksteisest, kuidas läheb, millega tegeled. Toona ta töötas ühes ettevõttes, et ei ole oluline nimetada, aga et oli öövahetusel, tal oli laps oli aasta vanune toona, ehk et võib eeldada, et väga selline kurnav elustiil ühele noorele isale, kes samamoodi punnitab ja ponnistab kõik võimaliku igivere pisara välja, et tuua toit lauale ja olla siis pere jaoks selline nii-öelda nagu provider. Ja Dima tegelikult tuli ja liitus meiega justkui nagu osalise tööajaga algselt. Esimene kogemus oli, kas see oli, võin eksida, aga kas see oli äkki Riga FC eelmine aasta pre-seasoni mäng, kuhu siis kutsusin Dima kohale, justkui nii-öelda sükene prooviperiood, et okei, võta oma foto- ja videokaamera kaasa, loome seda sisu, vaatame, et kas siin peitub mingisugune potentsiaal ja võimalus. Loomulikult mina unistasin juba siis, et see võiks areneda välja selleks, et meil on eeskujulik YouTube'i kanal, kus meil on võimalik vaatajaskonnale näidata vloge ja nii edasi. Aga see oli pelgalt unistus, sest et ma olin vaid näinud selleks hetkeks pilte Dimast suurt kaamerat enda õlal kandmas, aga ma ei olnud kunagi näinud, et mis sealt objektiivist siis päriselt välja sünnib. Ja sellega on ka minu arust üks sükene armas ja väga Dimalik lugu, et mina olen oma elus sükene paras hiline ja täna ma suutsin kuidagi 10 minutit varem jõuda, aga muidu hilinesin toona, siis leppisime Dimaga kokku, et tund aega enne avapilet, ehk et enam-vähem siis, kui soojendus algab pihta, saame Kalevi jalgpallihallis kokku. Ma jäin sinna circa 10 mintsi hiljaks niimoodi, et Dima oli olnud nagu kord ja kohus kohal ja nagu ta, ütleme, lõunamaa mehena selles mõttes risti millegi ees ette ei löö, juba ta oli läinud sinna halli sisse, võtnud istet, istus seal Joel Lindperega, jõid kohvi, rääkisid jalgpallielust, juba tegi Joelis seal diivani peal pilte, kus mees nautis tehtud töövilju ja värskelt püsti pandud halli kuplit. Ja nii nagu neid Paide mehi sealt jalgpallihalli uksest hakkas sisse voolama, siis Dima ei löönud risti ette, et andis mulle lihtsalt teada, et ta nüüd annab märku, et kes ta süke on. Mina jällegi sükse eestlasliku tagasihoidliku pilgu läbi mõtlesin, et okei, et süke prooviperiood, et kus sa nagu ruttad sellise valuga, aga et Dima läks sinna ja Tarmo Kingiga rääkis natuke itaalia keeles juttu ja siis võttis selle järgemööda kõik need 40 tüüpi ette ja tutvustas ennast ja jagas oma head energiat ja sellest hetkest alates põhimõtteliselt me saame rääkida tõesti Paide linnameeskonna turundustandemist just Dima ja Karli näitel. Nagu sa väitsid, et enamikel premium-liiga mängudel, euromängudel, kõikvõimalikel sündmustel me külje kõrval oleme. Tiimisiseselt tüütakse meid Timoniks ja Pumbaks kunagise Disney multika näitel, et üks sükene jah, jäägu teile see paralleel siis endale välja guugeldada, et miks me sarnaneme Timonile ja Pumbale. Sellest oleks just tulnud mu järgmine küsimus. Enne kui ma selle juurde lähen, siis see artikkel, millest sa rääkisid, mille Laura tõesti Soccernetis kirjutas, selle leiab üles, kui guugeldada, siis Moldovas sündinud, aga Paide linnameeskonna lugusid jutustav Dumitru on võimatu eestlastele mitte kaasa elada, mis on muidugi väga rõõmustav selline tõdemus ja tore, et üks hea inimene on siit maalt omale kodupaiga leidnud. Just see Timoni ja Pumba teema, ma nüüd loodan, et ma hääldasin õigesti, sest mina sellest näitest aru ei saanud, ma olen vist liiga multikate kauge inimene olnud, aga siis kui ma jälle hakkan oma selle monoloogiga pihta, siis sa võid guugeldada Timon ja Pumba ja siis usu mind, sa saad aru, miks Timon ja Pumba. Ma vist pean otsima, jah. Ühesõnaga
mõtlesin just selle peale ka, et mul on jäänud selline mulje, et te olete selle meeskonnaga nii nagu külje kõrval. See on tegelikult asi, mida Eesti jalgpallis peaaegu üldse ei ole, ehk ka kogu see YouTube'i sisu selliselt, nagu te seda teete, see on ikkagi siinmaal väga-väga uus asi. Kas võttis see meeskond teid kohe kiiresti niimoodi omaks kõrvale, ütles, et te olete nüüd Timon ja Pumba või kuidas see käis? Oli see nii-öelda keeruline ka kuidagi nende usaldust võita? Ma arvan, et kui läinud aasta alguses üles laetud videotest pihta hakata, olgu siis faktiliselt nenditud, et tänaseks hetkeks me oleme üle 80 video YouTube'i üles laadinud, genereerinud sellega tugevalt üle 100 000 vaatamise ühtekokku siis. No mis teeb loomulikult niisugune 1500 vaatamist per video võib-olla keskmiselt, midagi sellist. Aga algselt loomulikult seal näeb, et mängijad on kergelt nagu kramplikud, võib-olla ei saa päris täpselt kontseptsioonist aru, et miks mind ikkagi siin riietusruumis vaja filmida samaaegselt, kui ma siin spordi aluspesu endale üle kannikate tõmban ja nii edasi. Ja nii sai ka läinud aasta Paide linna meeskonna hooaja lõpupeol öeldud, et need korrad, kui Dima on pidanud mitte öelda, et erootilisi stseene eemaldama vlogist, aga et midagi sellist eemaldama, mida ikkagi lõpp-produkti ei saa panna. Ütleme, et YouTube'ist tuleks see kiiresti maha ilmselt. See ilmselt tuleks maha või jah, selle mõttes sinna tal asja ei oleks mingid muud saidid, kus ta kindlasti oleks palju vaatamisi koguv. Aga loomulikult algus oli kramplik ja ta oli kramplik tegelikult ka mingil määral meie enda poolt, et me ju ei saanud ka lõpuni välja aru, et kus see nagu nii-öelda suund on. Toona veel mina ei astunud justkui kaamera ette ei saatejuhina või nii-öelda selle loo jutustaja rollis ja Dima käis niisugune nagu vaikne spioon lihtsalt riietusruumist platsile, platsilt tagasi riietusruumi, Ivani kõne, kapteni mingisugune hype kõne või mingisugune niisugune joru veel enne seda, kui murule minna. Aga tegelikult õige pea hakkas meil see nagu nii-öelda valem selgeks saama. Nägime seda, et tõesti jalgpallifännile läheb selline värske tuul väga hästi korda. Üks esimesi või edukamaid vlogi episoode oli siis Flora vastu. See oli meie ajalooline või selles mõttes üle väga pika aja Flora üle saadud võit. Kas see oli äkki, ma võin eksida, aga kas see oli äkki 9 aastat, kui me ei olnud suutnud liigas võita Florat. 2015 lõpus võitsite, ehk siis pea 9, jah. Jah, et tegelikult mis selle vlogi nagu sisulisem ja toredam taustidee ongi see, et see ajalooline võit, mis lasi ennast oodata 9 aastat liigas, on täna taas esitletav ja vaadatav. Nii fännide emotsioonide mõttes, nii highlightide mõttes, ehk et väravate näol, intervjuude näol. See on kõik, YouTube on ju selles mõttes põhjatu pilv, et sinna võib üles laadida kui tahes pikki asju ja täna oleme me suutnud tänu eelmise aasta aktiivsusele, mis tänasel aastal ka ennast kordab, talletada imeilusaid lugusid ja emotsioone sellest, kuidas me suutsime läbi Ussi Emmi Paala Tauni vastu viimasel sekundil liikuda edasi järgmisesse ringi ja kõik see on nagu kirjeldamatu ja mina tegelikult ütleme korra kuus ikka, ma lähen ja vaatan seda suvist Eurotralli uuesti üle. Ja see tekitab nii uskumatult hea ja sooja emotsiooni ja see tegelikult selle klipi ja kogu selle loo jutustamise kvaliteet juba selleks läinud aasta suviseks momendiks on päris kõrgel tasemel, et me suutsime ka ise tegelikult oma kvaliteedipügalat tõsta alates hooaja algusest kuni siis eurosuve alguseni päris tugevalt. Et nendest klippidest ja lugudest tegelikult on veel pikkadeks aastateks, ma arvan, väärt meenutusmaterjali võimalik leida. Kui sa kerid nüüd oma peas aega siis aasta ja 3 kuud tagasi, kui sa nii-öelda täiskohaga tööle hakkasid ja selle Dima sinna kõrvale endale leidsid ja nüüd mõtled seda viimast aastat ja 3 kuud kui nagu tervikut, mis seal sind kõige enam üllatanud on olnud, ma ei tea, ma nüüd söödan natukene ette, aga just täpselt näiteks see Paala Tauni emotsioon on ju, et oskasid sa oodata, et midagi sellist ootab sind selle lähema aasta jooksul ees? Jah, ma arvan küll,
et tegelikult jällegi olnud linnameeskonnaga 21 aastast alates seotud ja juba selle perioodi vältel näinud, kuidas Eesti läbi aegade kõige kõvem jalgpallinimi tuleb ja liitub meie klubiga ja selles mõttes niisuguseid positiivseid üllatusi ju teatud hetkest alates hakkas Paide linnameeskonnaga seonduvalt üha enam ja enam tekkima. Ja see, et tähendab, euroedu oli meil tegelikult alga aastast 2022, kus me jõudsime samuti 3. eelringi, ehk et kogu see oli niisugune toetav pinnas ja hea vundament, miks olla valmis ka nii-öelda oma debüüt tööaasta näitel siis selleks, et tuleb üks kihvt eurosuvi. Ja loomulikult ta tuligi kihvt ja seda enam on jällegi, ma kordan, et ülisuur rõõm selle üle, et kõik need lood on igaveseks talletatud meie YouTube'i kanalile. Ülisuur rõõm oli näha seda, kuidas tõesti unikaalseid vaatajaid oli palju ja üleüldse meie suvise Eurotralli vältel oli nendel vlogi episoodidel mega hea kaasatus, ehk et palju vaatamisi, palju kommenteerimisi, palju arvamusavaldusi, palju jagamisi, ühesõnaga, inimesed olid meiega, hingasid siis Paide linnameeskonna jalgpalli rütmis ühes meiega. Loomulikult see tuleb tegijate energia ja aja arvelt, aga selles mõttes see on kõike seda väärt. Et me eurosuve vältel tõesti keskmiselt tiimaga seal ilmselt kogusime 3 või 4 unetundi ööga, sellepärast et kui sa oled endale eesmärgiks võtnud, et sa lased episoodi välja 2 päeva enne mängu ja siis päev enne mängu, ehk et näidata seda ettevalmistamist, nii Pärnu näitel kui ka siis, kus me ära käisime läinud aasta suvel Walesis ja Islandil ja Rootsis on ju. Et kõik need võõrsil reisimised ja kogu see protsess, mida muidu peab kodukamara jalgpallifänn endale ette kujutama, et kuidas nad ikkagi siis jõuavad punktist A punkti B ja nii edasi. Sest tegelikult meie anname selle nagu produktina vaatamiseks ette, olge meiega, olete osa meist ja see kommuuni loomine või selles mõttes nii-öelda brändi loomine, ma arvan, on selle aasta vältel õnnestunud väga hästi. On see Paide sihtgrupp praegusel hetkel Paide inimene või on ta ikkagi üle Eesti erinevatesse paikadesse nii-öelda sihitud? No Paide kui meeskond, kes tegelikult veel eelmise aasta lõpuni ei omanud kodulinnas baasi, on ju, ikkagi oli nii-öelda vähemalt treeningu mõttes Tallinna võistkond, mängijad elavad Tallinnas, on ju, et on ta nüüd siis nagu Paide meeskond? Tunned sa, et need videod on toonud teda Paide kogukonnale lähemale? Ma ilmtingimata ei ütleks, et ainuüksi Paide kogukonnale lähemale, ma arvan, et üleüldisele Eesti jalgpallifännile lähemale. Et nii nagu jällegi eurosuvi algab, siis tegelikult koondub kogu Eesti jalgpallipere selle idee taha, vähemalt minu enda ideaalis võiks see nii olla. Et kõikidel klubidel läheb hästi, saadakse edasi 1., 2. ja miks mitte ka 3. voorust, tuuakse kodukamara jalgpalli juurde raha ja tähelepanu ja klämmi ja glamuuri. Ehk et tegelikult me ei suuna oma sisuloomet vaid täna Paide linna nüüd selle tõttu või sellepärast, et me justkui resideerume siis Paides ja treenime igapäevaselt Paides. Et tegelikult me hoiame ikkagi oma spektri selles mõttes laiali. Ma näen seda analüütikast, mis ütleb seda, et ütleme Instagrami näitel Eesti lõikes 70-80% jälgijaskonnast baseerub Tallinnas või Harjumaal, ehk et selles mõttes ainult Paide keskset või Paide linna keskset asja ei ole ju see juhul näiteks sotsmeedia näitel aus teha. Tuleb ikkagi hoida enda silmad ja see nii-öelda ring avatuna. No täpselt see, mis sa välja tõid, on ka nagu mulle kõlama jäänud, et kui näiteks kas või see eurosuvi algab, siis kogu Eesti justkui koondub sinna nende satside taha, olenemata sellest, keda sa muidu toetad, kindlasti on ka erandeid, aga vähemalt nii-öelda üldises laiemas plaanis. See on vist ka natukene selline lihtsalt selle Eesti väiksuse võlu, et me siin olemegi kõik niimoodi konnatiigis ja elame kõik üksteisele kaasa. Jah, aga miks mitte? Selles mõttes toona, mis iganes see aasta oli, kui Flora alagruppi välja läks 21. Siis tegelikult oli see ju kihvt lugu ja Flora samamoodi omal ajal pani sellest kokku 15-minutilise klipi, kuidas näidati, kuidas eelringidest alates kuni alagrupini välja sõuti ja purjetati. Et
mitte et muidu kannaks meeletult palju rohelist ja laulaks seal papade ja muude ultratega Flora laule, aga et rõõm ju ikka selle üle, et su kaasmaalastel läheb Euroopas hästi. Ma arvan, siin ei ole mitte midagi selle osas häbeneda. Milline see Paide meeskonna siseelu praegu on, kui palju nad kui palju see, et nagu sa ütlesid, siis alguses neil oli ka seda kaamerakrampi ikka, kui palju see nüüd ajas on muutunud ja tunned sa, et mõned mängijad on ehk isegi nagu edevamaks läinud selle arvelt või julgemaks? Ma arvan, et me oleme andnud mängijatele mingil määral tagasi selle näol, et nemad päeva lõpuks teenivad palka jalgpalli mängimise eest. Meil on täisprofessionaalne klubi, ehk et iga liige, kes juba trenni kutse saab, siis jõuab talle ka pangakontole miskit. Ja see, et meil on suuresti igas trennis või üle trenni panna sinna tiima näiteks kaameraga juurde kas pilti või videot tootma, siis see näitab lihtsalt esindusmeeskonnale seda, et juhtkonna üleselt ja klubi üleselt ja turundustiimi üleselt lähevad nemad meile korda ja läbi meie jõuab siis ju see laiema vaatajaskonnani, sest tegelikult kreem de la kreem, nagu see esindusmeeskond on, siis neid ei saa kõige muu kõrval ära unustada. Loomulikult Paide linna meeskonna nii-öelda pilk ja silmad on täna ja kõik see nii-öelda jällegi see spekter on nii palju lai, et meil on seal fookust ja armastust jagada oma enda klubi sees nii akadeemiale kui ka naiskonnale, nii tüdrukute akadeemia esimesele lennule, mille me nüüd avame selle aasta septembrikuus siis Järvamaa Kutsehariduskeskusega koostöös, poiste teine lend, noortesüsteem, kõik see, et tegelikult esindusmeeskond, seda ei saa ära unustada. Siis, kui mina oma positsioonil alustasin, siis arvasin ma muidugi toona sinisilmselt, et esindusmeeskond ongi äkki ainult see, millega tuleb tegeleda ja millele oma tähelepanu anda. Aga loomulikult on muid tegemisi ka, aga need on ühed ilusad päevad, kui saame esindusmeeskonnaga koos aega veeta ja neid nii-öelda vaatajaskonnale ja huvilistele portretreerida siis kui kangelastena, sest et seda on ülikihvt näha, kuidas mis tahes kogukonnaüritus või hooaja avalöök või pidu toimub ja siis sajad noored ikkagi nimeliselt jooksevad järgi ja küsivad autogrammi ja tahavad pilti, et need on need lihtsad asjad, mis alati on tippsporti ja tippsportlasi saatnud, aga seda on kihvt näha, et ka kodukamaril ja meie oma Paide linnas on tegelikult see sidusus kogukonnaga ja sealse elanikuga aina tugevnemas, sellepärast et nüüd me oleme reaalselt ka linnas ise esindatud. Ja see on ka tegelikult, mis on nagu mulle külje pealt või nii-öelda kõrvaltvaatajana silma jäänud, et sellest Eesti nii-öelda väiksusest ja sellest räägitakse küll palju ja sellest, kuidas raha ei ole ja kõike, aga samas jällegi see võimaldab, et see Eesti on nii väike, võimaldabki tekkida täpselt sellisel olukorral, et nad saavad nendele mängijatele järele joosta, sest ma ei tea, Real Madridi väiksed fännid ei jookse Viniciusele elu sees järele, või Barcelona omad Jamalile, et see on ka miski, mis on meie puhul kindlasti eriline siin. Täiesti nõus. Kas on olnud mingeid selliseid hetki, kus sa tunned, et ideed saavad otsa või on selleks veel liiga vara? Kust te inspiratsiooni ammutate? Ei, selleks ei ole liiga vara. Tegelikult need on ju selles mõttes igasugune loomeinimene ja turundusinimene ja muu sisulooja peab ikka mõtlema potentsiaalsete mustemate päevade peale ka, siis kui inspiratsioon lihtsalt on nii lukus, et enam ei tea, millest rääkida ja kuidas rääkida. Ja kui ma siin ausa Eesti mehena juba sul vastas siin istun, siis ma saan ju oma hingelt ka ära rääkida siin pihipingis, et tegelikult ma ju saan aru sellest, et see ei ole lõpuni välja jätkusuutlik valem, et me teeme igast mängupäevast vlogi, laeme selle üles ja loodame oma 1000+ vaatajat saada kätte. Et ma saan aru, et siia tuleb mingisugune vürts või mingisugune nüanss õige pea juurde liita, sellepärast, et vastasel juhul me lihtsalt väsitame ära oma selle kindla vaatajaskonna, kes meil on täna tekkinud. Me saime läinud aastaga või meil on, mäletan siis, kui liitusin, vaatasin üle YouTube'i subscriberite hulgas, oli 400, täna see on 1300, ehk et see näitab minu jaoks, see ei ole mingisugune meeletu mass, aga see on selles mõttes sükene areng. See on areng ja see on Eesti jalgpalli puhul, ma arvan, number, mille üle võib olla õnnelik.
ja vaatajaid tähendab või vaatamisi tähendab, tuleb videotele ju rohkemgi, kui seda subscriberite hulka on. Aga rääkides jah sellest nii-öelda, et kust ammutada inspiratsiooni ja saada paremaks, siis tiima, ütleme, geograafilisest taustast lähtuvalt on meil pilk väga tugevalt Itaalia jalgpalli peal näiteks. Seal on stiilis Genoa, Veneetsia, minu üks suuri lemmikuid. Veneetsiaga seonduvalt, ma lihtsalt, nagu sa aru saad, siis ma räägin eetriaega täis vahepeal puhta vahu pealt ka, aga ei, lase käia. Kutsusid. Ei, kutsusin. Siis läinud aastal, kui Veneetsia veel Serie B-s mängis, siis tiim mulle meeletult sümpatiseeris. Mulle just meeldis see nii-öelda kõrgmoe ja stilistika pool selle kõige küljes, et see ei olnud ainult selliste nagu higiste trennide peale üles ehitatud, aga selline see Veneetsia linn ise ka, nagu ma otsisingi sealt selle showroom'i ülesse, kraapisin rahakoti põhjast kopikad kokku ja käisin 100 kulli välja selleks, et endale Veneetsia kappa brändi kodusärk osta. Ja mis see päev endast siis kujutas, see oli väga palju pastasöömist, väga palju Aperol Spritze. Ja... Sa tegid mõttepausi? Ei, ma mõtlesin, et lisaks Aperol Spritzile, kas seal oli paar Birra Morettit ilmselt ka, sest et ilm oli soe, oli septembrikuu, ja siis tegelikult õhtu lõpus oli teada, tähendab, et ma lähen ju mängule ka, ehk et Veneetsia Palermo mäng, ja see match day experience oli midagi muud, et me räägime jah, Serie B mängust, aga minna justkui veetaksoga James Bondilikult mängule, uhkelt särk seljas, kõht tead paremat täis, vereringes juba spritsid ja kõik muud mõnusad vedelikud liikumas, siis jõuda sinna mängule ja tunnistada oma silmaga Pohjanpalu väravat ja kõik sellised minimomendid ja siis nähes enda ees 3 generatsiooni, kus on siis vanaisa, isa ja kõige noorem võsuke, kuidas siis 2 vanemat generatsiooni pahvivad seal suitsu ja kasutavad kõiki krõbedamaid itaaliakeelseid väljendeid, mida tiima oskaks ilmselt praegu siin tõlkida, ma ei hakka ise kõva häälega välja ütlema. Aga et see oli selles mõttes nagu ülihea näide sellest, et kuhu jalgpallikultuuri mõttes tahaks jõuda ühel hetkel. Aga loomulikult meil ei ole olnud hetkel veel seda kultuurilist või selles mõttes seda generatsioonide tekkimise nagu võimalust on ju. Ja ühesõnaga nüüd tulla tagasi selle inspiratsiooni nurga juurde ka enne. Inter, siis AC Milan, ühesõnaga need on mõned klubid, ütleme Itaaliast, millal me hoiame pilku peal. Et ma olen alati ja tiima ühes sellega olnud seda meelt, et meil ei ole mõtet võistelda ainult siin kodukamara klubidega, ehk et ülejäänud 9 Premium Liiga klubiga. Pigem hoiame oma pilgu avatuna ka siis selle suunas, mida teevad reaalselt Euroopa tipud. Et täna on see lihtsam kui kunagi varem, piisab minna vaid mis tahes sotsiaalmeedia kanalile, lüüa sinna sisse endale huvipakkuva klubi nimi ja sa tegelikult näed juba seda nii-öelda köögi poolt paremini. Kes mida postitab, millal postitab, millised on pealkirjastamisstiilid ja taktikad, et sageli siin Eestis kiputakse kirjandeid kirjutama ja ma pean endalegi tuhka pähe raputama, et vahel piisab ühesõnalisest pealkirjast ka ja on tabav ja võib-olla sisu või see nii-öelda pilt või video teeb juba töö ise enda eest. Niimoodi oli näiteks läinud nädalal loomulikult üliedukas Instagramis meie postitus sellest, kuidas peale Levadia helistamist võidulaulu lauldi. Et see oli lihtsalt minu enda telefoniga tehtud klipp, kuidas ma seal meeste vahel sagisin samaaegselt, kui vendade Ojamaade juhtimisel võidumöörgeid välja lasti endast ühes fännidega. Sinna sai mingisugune lihtne ühelauseline eestikeelne lause pealkirjaks pandud juurde ja tegelikult ta sai vaatad 30 000 vaatamist Instagramis ja meeletult palju laike ja siis samas see build-up selleks mänguks ehk et nimisponsor Kindla esitleb, siis me olime läinud tiima profikaameraga ja kõik see ülesehitus oli üliprofessionaalne. Siis see vaataja number ei olnud selles mõttes nii hea, et loomulikult siis ongi see, et mis sisu, mis nii-öelda stilistika ja kvaliteedi ja kõige muu mõttes, mis kanalisse nagu sobib ja passib ja inimeste poolt hästi vastu võetakse. Ja midagi pole parata, nüüd ma toongi kõik ju oma need parimad relvad ju selja tagant välja. Hoian ikka veel pilku tugevalt peal ka Anderlechtil,
ehk et klubil, mis peksis meid välja 2022 aasta UEFA Euroopa konverentsiliiga 3. eelringist, ilus mäng oli, 7500 inimest A. Le Coq Arenal, ikka veel 3. tulemus läbi ajaloo Eesti klubidel tuua siis publikut koduareenile. Ja hoian neil pilku peal lihtsalt sellepärast, et see on über stiilne, see kogu ülesehitus, see sisuloome. Ja seal see ühe sisuloojaga ma toona A. Le Coq Arenal käsi surusin ja tuttavaks sain ja täna oleme aeg-ajalt teatud mõtteid vahetanud ja üksteisele komplimente jaganud, kui miskit head on jälle emma-kumma poolt tehtud. Loomulikult see on tugevalt kaldu selle poole, et mina annan komplimente Anderlehti tehtud töö eest, mitte et sealt tuleb liiga palju kiitust Paide suunas, aga juhtub ka seda. Kui ma hüppan korraks tagasi selle kultuuri poole peale, kui sa rääkisid seda Veneetsia lugu, siis mul tuli täpselt meelde, ma käisin eelmise aasta veebruaris vaatamas Serie A kohtumist Bologna ja Fiorentina vahel ja see põlvkondlik trio oli seal ka. Ma arvan, et need ei olnud need samad inimesed, küll aga nagu see muster oli nii identne, et need kaks nii-öelda vanema põlvkonna esindajad, ma ei tea, kas sealt suust tuli välja ka mõni sõna, mis ei olnud nii-öelda kohalik, ütleme siis natukene jõulisem väljendus, aga jalgpalli vaatamisel keskendus eelkõige see põlvkonna noorem esindaja. Aga selline kultuuriline pool on ka miski, mida ma olen ka mõelnud palju selle peale, et kas me üldse peame siin seda jahtima, sest et eestlane oma natuuri mõttes on lihtsalt teistsugune inimene ja võib-olla meie stiil ongi need kirjandid, sest eesti keel on selline, et me saame neid kirjandeid kirjutada, aga noh, kui inglise keeles keegi hakkab kirjandit kirjutama, siis kedagi ei huvita. Näiteks vaatame kas või Liverpooli postitused on ju tihtipeale väga-väga lakoonilised, aga samas Eestis, kui keegi kirjutab lihtsalt suur kaotus, siis ilmselt see niimoodi ei lenda. Sul on täiesti õigus ja need on suurepärased näited ka, mille sa praegu välja õngitsesid oma peast, et jah, ütleme, mul on ju värskelt võtta see kogemus, kuidas Kaleviga läinud nädalavahetusel mängust pidime võtma vastu ikkagi väga kibeda kaotuse. Ja siis ongi see, et mis see tonaalsus nüüd on või mis see sõnade kasutus on, selleks, et mitte jätta endast liiga ükskõikset muljet nüüd ka, et kui ma kirjutakski Liverpoolile omaselt või sellele kõnekeelele omaselt lihtsalt, et defeat, punkt lõppu ja kõik, siis tõenäoliselt fännide, ütleme, pahameel ka selle turundustiimi ja sisulooja suunas oleks õigustatud. Et see on jah, selles mõttes ilmselt geograafilisest ja kultuurilisest ja demograafilisest ja kõigest sõltuv, et kuidas ja mida komplektina kokku panna sisu näol. Aga jah, selle nii-öelda, ütleme, rääkides emotsioonidest ja jalgpallifännidest, siis mul oli tegelikult üks pisiasi, mille üle mul oli väga hea meel. Olgugi, et tiim kaotas Kalevi vastu 1-0. Siis see postitus, mille ma full-time'i näol tegin Facebooki, seal äkki tuli kokku lõpuks kas 8 või 9 fänni, kes ei kartnud kasutada krõbedamaid väljendeid ja värvikamaid sjukeseid sõnakasutusi selleks, et anda mõista, et kuulge, mis kasu on sellest, et te võidate nädala keskpaigas Levadiat, aga siis 3 päeva hiljem sööte Kadriorus muru. Et mul oli hea meel selle pärast, et arvamust avaldati, see tekitas emotsiooni, selles mõttes tõi esile negatiivse emotsiooni, et kuidas see võimalik on, et ühe nädala sees te näitate nii 2 erinevat palet. Mis on ka jalgpalli lahutamatu osa? Mis on lahutamatu osa, milleta ei saa ja mis on ka lahutamatu osa just nende kultuuride võtmes, nagu sa ütlesid, et sinu kogemuse kohaselt samamoodi, seal oli 2 vanemat generatsiooni, kes kasutasid ilmselt väljendeid, mida praegune mikker meie ees ei suudaks vastu võtta. Ta läheks meist kaugemale ilmselt selle peale. Ja näha tegelikult, et ka meie enda klubi kogukonnas ja fännide hulgas neid naisi ja mehi on, kes julgevad kasutada ja anda mõista meile seda infot, et kuulge, võtkem kokku ennast. Kui keeruline on nendel rasketel hetkedel meeskonna kõrval seista selles mõttes, et sina pead olema pärast lõpuvilet ikkagi see, kes läheb ja ütleb, et Ivan, et kas saaks paar sõna või siis Tiima peab olema see, kes läheb ja panebki selle kaamera sinna Henrik Ojamaale või Robbie Saarmale nina alla? Eks me oleme nüüd saanud
siin ühes tiimaga, siis mina küll individuaalselt pikemalt tiimiga olla ühes, aga ühes tiimaga ja tehes seda nii-öelda videoblogide kontseptsiooni. Üle aasta oleme me selle maratoniga kaasas tiksunud ja meid võetakse juba selles mõttes, võetaksegi osana tiimist, keegi meile pahaks ei pane, aga loomulikult me puhtalt rakendades seal empaatiat saame aeg-ajalt ka aru, et võib-olla ei ole nagu tujude ja emotsioonide kraadimise mõttes see kõige õigem moment, et minna nüüd härra Stoikovitši juurde mingisuguste põletavate küsimustega. Mitte, et meie küsimused oleks kunagi liiga põletavad, aga et tasub lihtsalt aru saada, et mis päeval, mis momendil, kes on see mees või naine, kes annab siis teatava vastuse selle osas, et kas siis mäng läks parasjagu hästi või halvasti, et mis on kommentaar treenerite staffi poolne. Kui suureks sa üldiselt hindad seda kasutamata mängumaad võib-olla, kui niimoodi öelda Eesti jalgpalli turunduses, et okei, me siin räägime küll nendest stiilidest, et kas siis võtta see Itaalia oma või Inglismaa oma või Anderlehti oma, aga tegelikult on ju meil endiselt väga palju klubisid, kellel ei ole kas siis ressursse sellesse nii-öelda panustada või nad ei tee seda mis tahes põhjustel. Kui suureks sa hindad selle tehtava töö olulisust just selles mõttes, et kogukonda kaasata? No selleta ei saa. Ma arvan, et kui sa juba enda meeskonna oled üles saanud, registreerinud ja võib-olla julged ka sponsoritelt mingisugust raha veel küsida selle tarbeks, et eksisteerida ja mängida ja vastu pidada, siis seal teatav vastutus juba sul lasub selle ees, et see sisu loomine on oluline. Ja ma vaatasin jällegi, läinud aastal oli üks selline 3, 4, 5 kuu pikkune periood, kui me postitasime 6, ütleme, Instagrami ja Facebooki 50 korda. Ehk et vaata, et 2 postitust päevas, mis näitab seda, et sellest, millest rääkida, on kõvasti. Ja see, miks nii-öelda eksisteerib täna Paide sisene just kui turundustiim, on just see sama põhjus. Et selleks, et olla võimeline kuu lõikes 50 erinevast teemast rääkida ja neid asju kommunikeerida, siis on tarvis seda, kes suudaks sinna infole panna külge nii kas pildi või muul moel ilusa kujunduse või video või tekstijupi. Et seleta täna ei saa, ma arvan, et see vastutus on kanda kõigil ja iseendast lugupidavatel spordiklubidel, sporditiimidel ja sportlastel. Ehk jalgpalliklubi ei pea olema lihtsalt jalgpalliklubi võib olla ka bränd, nagu see, mis sa tõid just välja Veneetsia näitel. Tegelikult ju Paidel samamoodi igasugused, ma ei tea, vaba aja riietused, kõik asjad on nüüd juba nii-öelda teemas, aga see on ka üks viis, kuidas tuua seda kogukonda asjale lähemale. Jah, sul on õigus, et läinud aasta Eurosuve algul oli ka see minu selge idee ja suund, et mida ma näha tahan, on see, et Eurosuve vältel me liigume ühes rütmis nii tiimina kui ka kogukonnaga, kui ka fännidega, kes tulevad Pärnu rannastaadionile või siis hiljem A. Le Coq Arenale meile kaasa elama. Ja see minimissioon, ma näen, mul õnnestus läbi selle, et tõimegi meie disainer Merke Luugiga turule või oma fänninänni lettidele sellised nokamütsid ja särgid, kuhu lõime unikaalse märgi, PLM ehk et initsiaalide mõttes siis Paide linnameeskond. Mängisime oma klubi 2 põhivärvile ehk et sinisele ja punasele. Lõime selle märgi särgile ja mäletan, pidin vist staadionilt väljas käima enne, kui Palatauniga mängule anti avavile ja 15 mintsi peale seda, kui väravad olid avatud, jooksin sealt Rannastata leheväravapoolsest trepist ülesse ja mida ma nägin ja mis mulle igaveseks meelde jääb, oli see, et selle 15 minutiga oli juba, ma arvan, tükki 50 särki juba müüdud, inimestel selga tõmmatud, mütsid peas, et seal oli nagu 15 minutiga suutnud tekkida selline heas mõttes haip, et meie, kes me olime alustanud tegelikult seda nagu Pala vastu võõrsil pihta, siis me tegime sellise postitusega väikese nagu minikampaaniaga. Tõmbasime Gerdole ja Herolile ja Riina Riisikule need uued värsked mertsid selga ja andsime fännile seeläbi ilusate piltide näol teada, et
uus merch on turule tulemas, ole eurosuve vältel selles samas rüüs nagu meie, ja mis juhtus oli see, et see läks tegelikult korda, võeti fännide poolt väga hästi vastu, et see idee oligi selle taga see, et lõpuks ta ei pea karjuma sulle merchi näol ka, et see on jalgpalliklubi, millega on tegu. Ma tean, täna meie klubi president käib oma ettevõttes suuresti üle päeva selle särgiga, kas musta või valge variatsiooniga siis tööl ja ei häbene seda tähtsatel koosolekutel ja ärikohtumistel ka kasutada ja kanda. Ja iseendaga täpselt samamoodi ja ma usun, et kõikide nende inimeste puhul, kes selle särgi endale soetasid, ehk et see kultuuri loomine ja selle nii-öelda brändi loomine ja tugevdamine käib loomulikult ka kõikvõimalike sükeste butafooriate ja padajannide kaudu ka. Me oleme rääkinud siin selle tunni natuke vähema jooksul umbes selle aasta nüüd lahti, mis on selle aja jooksul juhtunud, mis on enne juhtunud, kuidas nüüd tagada see, et see energia ära ei kaoks? Kus ta ikka kaob? Lõpuks, nagu ma ilmselt sa isegi ei küsinud, aga ma vastasin küll, minnes kohe päris rohujuure tasandini välja, ehk et siis, kui Karl oli väike poiss ja kuidas see jalgpalliarmastus pihta algas, siis kui ma 3-4 olin. Et kui see jalgpall juba minuga on olnud nii maast madalast peale, olgugi, et jalgpallurina ma ikkagi pigem sakkisin, siis täna ma näen, et siia valdkonda saan ma väga palju panustada ja kahtlen mina selles, et see kirg jalgpalli suunas kustub. Selleks, et säilitada seda kvaliteeti, tuleb loomulikult, ütleme niimoodi, et Paide linnameeskond annab ikkagi tööde tegemist ka kõvasti. Ehk et päevade ja nädalate ja kuude ülene varieeruvus erinevate teemade katmisel on lihtsalt nii lai, et meil ei olegi tarvis ainult rääkida esindustiimi tulemustest, mis on siis vastavalt päevale kas head või halvad, aga meil on võimalik anda uuele generatsioonile siis akadeemia näol väga mõnus hüppelaud, kellest juba esimesed kutid teevad esindusmeeskonnaga trenni ja mis projektina on juba aastaga ennast hakkamas ära tasuma. Et hoiame ennast värskelt seeläbi, et teeme ägedaid projekte aga hooga edasi ja ei lase sellel hool raugeda. Sest et nii nagu sportlikus mõttes sihime me kõrgemale, siis proovime tempos püsida ka turunduslike vaadete poolest. Suur aitäh, Karl, et sa mulle täna külla tulid. Aitäh, et sa kutsusid. Ja aitäh ka teile, kes te kuulasite. Selline sai siis 3. poolaja 300 saade ja loodetavasti teile meeldis ja kohtumiseni juba umbes paari nädala pärast. Saate toob teieni Coolbet, Eesti jalgpalli suurtoetaja. Siljevi tsenderdus ja piiraja pääseb löögi! Lõpuvilega saab jalgpallis otsa higivalamine ja algab 3. poolaeg.